Tehisaru tundub nii võimas, see teab kõige kohta kõike, see on interneti läbi lugenud, see oskab kõigile küsimustele vastata. Aga siis sa küsid sellelt, et kui Maril on 3 venda ja 1 õde, siis mitu õde on Mari vennal ja see vastab 1. Kuidas see nii lihtsa asjaga eksib? Sest tehisaru ei mõtle. Kui sa kujutad ette, et seal taga on mingi mõtlev olend, miljardid närviühendused, superaju, siis ei, see ei mõtle, see ei tea. See arvutab ja ennustab, milline vastus on kõige tõenäolisem või kõige tüüpilisem. Sina küsid, kui palju on 2 + 2. Tehisaru vaatab, nii, mida inimesed tavaliselt vastavad. 99% juhtudel vastati 4, nii et see peab õige olema. Aga tehisaru eksib, mõtleb asju välja, on kallutatud, annab keskmisi või keskpäraseid vastuseid ning poeb sulle. Kõik need probleemid tulenevad sellest, kuidas tehisaru töötab. See lihtsalt arvutab tõenäosusi ja ennustab selle põhjal. Seepärast vaatame tehisarule natuke kapoti alla. Kõigepealt tehisaru õpetamist nimetatakse treenimiseks või masinõppeks. Selleks antakse sellele hästi palju andmeid. Aga mida see nende andmetega teeb? Kui ma tahaksin kogu selle jutu ära rääkida, siis kuluks mitu tundi ja hästi palju selliseid graafikuid. Aga praegu räägime hästi palju lihtsustatumalt. Ja kui väga lihtsalt öelda, siis tehisaru lihtsalt arvutab ja proovib leida keskmisi. See on tegelikult matemaatika. Ära kujuta ette aju, pigem kujuta ette Y võrdub X. Nii, selline asi on matast tuttav. Jah, mata. Pea vastu, ma räägin lühidalt. Meil on 2 telge. Siin on näiteks inimese jalanumber, siin on inimese pikkus. Ja me oleme mõõtnud 100 inimesi. Meil on hästi palju andmepunkte. No enamasti on nii, et mida pikem inimene, seda suurem jalanumber. Matemaatikas saaksime selle seaduspära kokku võtta sellise joonega. See joon ennustab, et kui meil on inimene jalanumbriga 40, siis ta on keskmiselt 165 cm pikkune. Kui on 45, siis 187 cm pikkune. Aga kõik inimesed ei ole selle joone peal. Mõni on suure jalaga, aga lühike, mõni väikese jalaga, kuid pikk. Oletame, et tahame väga lihtsale tehisarule õpetada, kuidas inimese pikkuse järgi jalanumbrit ennustada. Kuidas see käiks? See tõmbaks kõigepealt suvalise joone, vaataks, kui hästi see ennustab. No ei ennusta eriti. Kohandab natuke, tõmbab järgmise joone, veidi parem. Järgmise, veel parem. Lihtsalt tuima järjekindlusega, kuni jõuab sellise jooneni, mis kõige paremini ennustab. Niimoodi ta leiab funktsiooni. Seda saab matemaatilise valemiga kirja panna. Nüüd on tehisaru treenitud. Sina saad küsida, et kui inimese jalanumber on 42, siis kui pikk ta on. Ja see vastab selle joone järgi, ehk mis on kõige keskmisem, kõige tavalisem vastus. Tänapäevane tehisaru on muidugi ülipalju keerukam. Seal ei ole 2 muutujat, vaid tuhandeid, miljoneid, isegi miljardeid muutujaid. Seda ei saa ühelgi graafikul näidata. Aga põhiidee on sama. Tehisarul on hulk andmepunkte ja see proovib leida matemaatilise valemi, mis annab kõige tõenäolisema vastuse. Puhas mata. See ei ole nagu inimene, see on nagu kalkulaator. Samas matemaatiliselt kõige tõenäolisem vastus ei pruugi olla õige. Näiteks võtame jälle selle 2 + 2. Kujutame ette, et mingid tüübid teevad nalja ja tekitavad netti tuhandeid või miljoneid postitusi, kus on kirjas, et 2 + 2 võrdub 5. See on nüüd treeningandmetes kõige sagedasem vastus ja seepärast tehisaru vastabki 5. Niisiis, meil on probleem number 1. Tehisaru ei anna õigeid, vaid ainult kõige tõenäolisemaid vastuseid. See tähendab, et fakti küsimustes peab seda alati kontrollima. Aga meil on ka probleem number 2. Tuleme tagasi selle joonise juurde. Kuidas neile tüüpidele siin see tehisaru tüüpiline vastus sobib? Mis sa arvad? Ega vist ei sobigi. No, oletame, et sama loogikaga hakatakse inimestele riideid valmistama. Tegelikult seda tehaksegi. Lähed riidepoodi, seal on ainult suurused XS, S, M, L, XL, XXL, rohkem tavaliselt ei olegi. Kas inimesi on ainult 6 suurust? Ei ole ju. Mõni on muidu lühike, aga käed väga pikad. Mõni on kõhn, mõnel on kõht ees, mõnel on laiad õlad. Kui on keskmisele inimesele tehtud riided, siis need ei istu kellelegi ideaalselt. Tehisaruga on samamoodi. Kui lased sellele essee kirjutada, siis see pole mingi ülikõrgetasemeline mõttekäik, vaid see kirjutab kõikide esseede keskmise. See on keskpärane, isegi igav. Mida me teha saame? Kui sul on vaja erilist, uuenduslikku, täpselt millegi jaoks sobivat, siis sa pead ise mõtlema. Probleeme on meil veel. Probleem number 3, hallutsineerimine. See on see, kui tehisaru ajab täielikku jama, mõtleb välja midagi, mida pole olemas. Näiteks mõtled, et lasen tehisarul referaadi kirjutada. Oled kaval, ütled, et pane viited lõppu ka. Teeb pika teksti ilusti valmis, vaatad viiteid, kõik tundub õige, ainult et selliseid teoseid ei ole olemas. See tootis lihtsalt midagi, mis näeb välja nagu päris raamatu viide, aga
see ei ole päris. Hallutsineerimine tuleb jälle sellest, kuidas tehisaru töötab. See ei tea ja ei kipu ka tunnistama, et ei tea. See on umbes nagu õpilane, kes teeb kontrolltööd, tuleb küsimus, milleks ta pole õppinud ja siis selle asemel jätta lahter tühjaks. Ta lihtsalt pakub midagi, mis võiks olla õige, hämab midagi. Mida me siin teha saame? Mõtleme oma peaga ja kontrollime vastuseid. Probleem number 4. Kallutatus. Näiteks lased tehisarul teha pildi insenerist. See joonistab mehe. Miks? Sest treeningu andmetes on sagedamini insenerid mehed kui naised. Tehisaru lihtsalt peegeldab seda, mis meil ühiskonnas toimub. Aga kui iga kord, kui uudistes on juttu inseneridest, illustreeriksid seda AI genereeritud pildid mees inseneridest, siis mis sa arvad, kas see julgustaks naisi inseneriks õppima? Mida me siin teha saame? Arvestame selle kallutatusega ja püüame seda mitte taastoota. Ja viimaks probleem number 5, pugemine. Kui sa inimesega suhtled, siis ta ikka vaidleb sulle vahel vastu ka. Tehisaru ütleb enamasti, väga hea mõte. Sest mudelid on ära õppinud, et inimestele meeldivad vastused, mis nendega nõustuvad, isegi kui need pole täiesti tõesed. Aga kui sa lased endale ainult meeldivaid asju öelda, siis sa eladki ainult oma mullis. Sa kaotad täielikult kontakti reaalsusega. Mida me siin teha saame? Arvestame sellega, suhtleme ka päris inimestega ja palume tehisarul mõnikord endale vastu vaielda. Nii et tehisaru eksib, annab keskmisi vastuseid, hallutsineerib, on kallutatud ja poeb meile. Niimoodi võttes kõlab täiesti õudne ja kasutu asi. Nii hull see muidugi ei ole. Peame lihtsalt olema neist probleemidest teadlikud ja siis on tehisarust meile rohkem kasu.